Heki istutamise juures on kindlasti kõige esimene küsimus, et kas istutada igihaljast tekki või heitleist tekki. Igihaljast tekkide puhul on valikuvõimalus Eestis suhteliselt väike, et me saame rääkida kuusehekist, elupuuhekist, pukspuuhekist ja ka jugapuuhekist. Rohkem sellised igihälja teki variante meil väga valida ei ole. Igihaljast tekkide puhul peame seda teadma, et kui me nüüd tahame igihaljast sellist klassikalist rohelist müüri saada endale aeda, siis igihäljaste taimede puhul nad ei kasva mitte kõikides kasvukohtades. Et kui meil on grundil selline väga märg koht, väga selline savine, liigniiskus, jäi siin lumesulamisvesi meil sel aastal grundi peale jooksma, siis kindlasti ei maksa igihaljast tekki endale istutada, et okaspuud sellises väga märjas kohas lihtsalt ei kasva. Ja teine koht, kus siis on igihaljast tekkide kasutamine piiratud, on, kui meil on jälle vastupidi väga kuiv ja väga toitainete vaene pinnas. Et siis meil ei õnnestu seal edukalt kasvatada ei elupuud ega kuuske. Ainuke, mida me seal siis tõesti kasvatada saame, on hekitaimedest siis mägimänd, millest saab küll igihalja heki, aga mitte sellist klassikalist rohelist müüri. Nüüd on meie ümber kõik enam levinud Eestis kasvatatavad igihaljad hekitaimed. Ja räägime nende plussidest ja miinustest. Siin on kõige klassikalisem siis harilik kuusk, mida Eestis on juba aastasadu hekitaimena kasvatatud. Tema plussid on see, et ta on hästi talvekindel, pikaajaline ja selline lihtne hekitaim ja mullastiku suhtes ka selline vähenõudlik. Tema nüüd võib-olla miinused on see, et kuusk kasvab väga kõrgeks, kuusk on ju suur puu, metsas võib 20 meetrit kõrgeks kasvada ja kui me temast hekki teeme, siis me peame arvestama, et me peame jätma talle aeda piisavalt kasvuruumi. Ja teine moment on see, et kuusel on selline pinnapealne agressiivne juurestik, et kui see kuuselehek meil lõpuks on selline 3 meetri kõrgune, siis ega tema läheduses ei taha kõik muud taimed kasvada, aga muru ka kipub kängu jääma. Ja üks võib-olla puudus veel, mis hariliku kuusel võrreldes nüüd elupuuga on see, et kui me selle kuuse istiku oleme nüüd aeda pannud, siis esimesed aastad ta näeb umbes niimoodi välja, nii nagu ta mul siin käes on, et ta algus ei paku sellist müüri ei teki temast kohe esimestel aastatel, et kuusk lastakse kasvada nii kõrges, kui me kuusehekki tahame rajada ja alles siis lõigatakse siit latt maha. Et varem kärbitakse küll külgi, aga siiski see ekki esimesed 5-6 aastat on selline hõre, et me saame tast läbi näha. Siis järgmine populaarsuselt ja vaata, et isegi võib-olla kõige populaarsem viimastel aastatel on olnud siis elupuuhekk. Ja elupuuhekki on siis võimalik valida ka erinevate sortide vahel. Siin kõige esimene meie juures on siis elupuu nimega Brabant, mis on siis spetsiaalne hekisort, aretatudki nii-öelda pügatud heki jaoks, just sellise elusa rohelise müüri tekitamiseks. Siin on ka meie selja taga üks juba selline täiskasvanud Brabandi hekk. Tema pluss on siis see, et ta on hea kiire kasvuga, et võib kasvada isegi 20-30 centimeetrit aastas, kui on väga hea hooldus. Saab kiiresti ilusa müüri. Istikuid on valida väga erinevas suuruses. Kui meil on vähem raha, võime istutada sellise 40 centimeetrise taime. Kui me tahame kohe täna kõrget tekki saada, võib istutada juba 2-meetrise taime, nii et valik on väga, väga lai. Ja loomulikult on tema juures ka mõni väike miinus, nagu ikka hekkide juures, et miinus on see, et kui meil on nüüd selline liigniiske pinnas, kus on põhjavee seis on väga kõrge, vot siis elupuu ei kipu seal hästi kasvama ja ta võib känguda ja võib ka pruuniks minna. Ja üks moment veel, mida tasub elupuuhekkide juures silmas pidada, on see, et esimesed paar aastat peale istutamist nad vajavad varakevadel varjutamist siis päikese eest, et päike võib nende külge siis pruunistada. Brabandile
siis alternatiiviks on elupuudes siis väga populaarne ekitaim smaragd. Smaragd ongi nime saanud selle järgi, et on selline ilus kalliskivi nagu smaragd ja tema värv on ka siis selline ilus roheline. Et brabant on oma roheliselt, on küll roheline, aga ta talvel võtab kerge sellise pruunika tooni juurde, siis smaragd on talvel rohelisem. Ja smaragdi võib siis kasvatada nii vabakujulise ekina, et me istutame lihtsalt üksteise järgi ja siis on eki pealt selline siksakk tekib, või siis lõikame ladvad ülevalt maha ja saame teha sellise klassikalise rohelise müüri. Nii, siis võib-olla maailmas kõige parem hekitaim ja kõige ilusamad hekke saab jugapuust. Prantsusmaal kõik need ilusad barokkaiad on enamus tehtud jugapuu hekkidest ja jugapuu hekk on kõige parema värviga, kõige tumerohelisem. Temast saab kõige tihedama heki, aga temal on ka miinuseid meie kliimas. Miinus on see, et jugapuu Eestis ei taha kasvada päikese käes. Päikse käest ta saab päiksepõletust ja samas saab teda kasutada jälle väga edukalt varjulistes kohtades või siis täiesti varjulistes paikades. See on tema jällegi pluss, et elupuu, kui väga vari on, siis kipub ka hõredaks jääma, siis jugapuu on ka täielikus pimedas kohas ka ilus tihe. Jugapuu järel võib-olla isegi kõige populaarsem ekitaim on siis pukspuu. Temast tehakse siis selliseid madalaid bordüüre ja mustreid barokkaedades. Üle Euroopa on jugapuu kõige populaarsem ekitaim. Meil pukspuu on pisut pretensioonikas, vajab varjutamist ka vanema taimena. Et kui jugapuu me istutasimegi varju, päikse kätte ei pannud, siis pukspuud sageli pannakse ka päikse kätte, aga sel juhul peab teda ka vanemast east meil varjutama ja kui peaks olema mingi väga karm talv, kus üle 35 või 35 kraadi külm on, siis isegi pukspuu võib saada külmakahjustusi meil. Et pukspuule kindlasti hea peale panna mõned kuuseoksad talveks varjutuskangast, et selliseks mustriks on pukspuu üks populaarsemaid ja paremaid. Aga meil Eestis on võimalik pukspuud väga edukalt asendada ka keraelupuu sordiga tinitim ja teha sellest selline madal muster või ääris endale aeda ja see ei vaja üldse varjutamist ja näeb aias väga hea välja.